Tere tulemast, podcast Kes on loll, mina olen ema. Ma olen tütar, Jade, Jade, mis iganes. Ja täna me räägime teemal koolidraamad. Jah, või noh, kõik, mis kooliga ja niimoodi kaasnevad, päris õppimisest ei hakka rääkima, sest et see on natuke igav. Õppimine on igav, me leppisime kokku. Jah, aga noh, et koolidraamad ja kõik, mis sellega kaasneb koolis. Sa pidid sissejuhatuseks veel rääkima, aga Ma jõuan selleni alles. väga hea. Väga hea. Nii, et kõigepealt alustame meie ainukesest ja väga heast toredast sponsorist praegu. Palun. Tere, elagu. Esimene ja... Me oleme väga uhked selle üle. Jah, nii. Kas sa soovid rääkida, kes nad on? Miks nad on? Ei soovi, mine vaata powerfulmarketers.com ja kui sa soovid sponsoriks tulla, siis kirjuta meile. Kõik peab siin ise ära tegema. Kõik peab ära tegema. No aga räägime draamadest. Mis seal koolis, õppimine me leppisime kokku nii igav, on ju? Aga mis peale õppimise koolis toimub? See toimub igasugu asju. Nojah, mul on praegu lihtne rääkida, et ma värskelt tulen sealt või ma alles lõpetan. Keskkooli? Jah, keskkooli. Et mul on nagu värskelt meeles mingid asjad. Ma ei tea, igast selliseid õpilaste omavahelisi asju on. Siis mul on olnud väga mitu juhtumit, kus mul on nagu mingite õpetajatega ka nagu mingid draamad. See on nagu huvitav kogemust, et ma nagu tavaliselt on alati võtta see, et hästi paljud õpilased on nagu hoiavad pea maas õpetajatega ja kui õpetajad ongi ülekohtused nendega, siis nad on ikka mingi okei, vabandust ja ei julge endast, sest mina ei kannata. Mida sa ei kannata? Ei, ma ei kannata, kui minuga oleks ülekohtused näiteks, mitte isegi ainult minuga, vaid nagu teiste inimestega ka. Kui ma näen, et oleks ülekohtused nagu teistega, et mina ei ole isegi seotud asjast, siis ma seda ka nagu, ja ma näen, et see teine inimene ei suuda enda eest seista, siis ma nagu hüppun kohe sinna vahele, sest et ma ei kannata. Nagu, mul oligi põhikoolis mul käis isegi ema koolis, sellepärast, et mul oli päris suur tüli ühe õpetajaga. Mitme õpetajaga tegelikult oli isegi, mul oli 2 õpetajaga, oli nagu siuke suurem tüli. Ühe õpetajaga mul oli sellepärast, et mina ei saanud temaga hästi läbi, teise õpetajaga oli sellepärast, et ma seisin teiste inimeste eest. Ja siis ma läksin ise selle õpetajaga tülli, sellepärast, et nagu mina julgesin teiste inimeste eest öelda midagi. Kuidas sa mäletad seda, kui sa käisid koolis minu handustest rääkimas? Mina mäletan ka seda väga... See oli põhikoolis siis? Väga hästi, jah, põhikoolis oli see lõpuklassis isegi vist. Ja see oli 9. klass. Ja siis ühest küljest olin ma esiteks muidugi väga üllatunud, et mind kutsuti kooli, et lapsel on käitumisprobleemid, sest üldiselt sinuga ei ole selliseid probleeme olnud. Plus nagu sellises vanuses ka võtad, et väiksemana ikka, kui sa oled, ma ei tea, mingi venna vanune, mingi 10-11 siuke, vaata, siis ikka tuleb koolis üksid asju, et aga kui sa oled mingi 16, lähed gümnaasiumisse kohe, siis mida sa teed seal koolis nii hullu, vaata? Ei, ma ei ole kunagi pidanud sinu käitumise pärast koolis käima. Aga ma räägin üleüldse, vaata. Jah, ma ei tea, mis üleüldse on normaalne või ei ole, aga kuna sa oled mu esimene laps ja mul oli esimene kogemus, siis ma olin nagu, et vau, käitumise pärast kutsuti õpetajaga kohtuma ja siis ma muidugi küsisin sinult kohe, et mis nüüd juhtus ja räägi mulle. Ja ma mäletan, et see oligi see olukord, kus sa siis tegelikult seisid klassikaaslase eest, ehk et su õiglustunne nagu on väga õiges kohas ja kõik oli hästi ja lõpuks kui nagu kiire kokkuvõtte teha, siis tegelikult kõik oligi õigesti, lihtsalt sinu reaktsioon oli liiga äge ja siis õpetaja pidas seda reaktsiooni valeks, et ta ei pidanud seda valeks, et sa seisid kellegi eest. Ma pigem nagu reageerisin liiga nagu emotsionaalselt ja niimoodi nagu äkiliselt ja nagu agressiivselt. Et ma enam niimoodi ei tee, aga nagu see oli mul esimene siuke olukord, kus ma nagu tundsin ennast nagu niimoodi, et ma pean nagu kaklema minema kohe või nagu, ma ei tea, ma mäletan isegi see klassikaaslane, kelle eest ma seisin tegelikult, ta isegi nagu, ma ei olnud taga nagu isegi mingi suur sõber midagi, ma lihtsalt nagu nägin kõrvalt, et nagu talle tehakse liiga, siis ma olin mingi, et no tegelikult oled sa ju väga tubli, et sa seda näed ja märkad, sest paljud me näeme, et kellelegi tehakse liiga ja olgem ausad, igasugune narrimine kõik ju ongi pigem sellepärast probleem,
et kõrvaltvaatajad A, kas tulevad kaasa narrima või B, ei ütle ja märka mitte midagi. Tegelikult tulebki märgata ja tulebki öelda, aga tuleb öelda sellele nii-öelda narrijale, on ju. Et ja too hetk, ega me ei saa öelda, et õpetaja otseselt nagu narri oli või midagi, lihtsalt õpetaja ei olnud ka teadlik kõikidest asjadest, mis seal toimus, on ju, ja oli natuke ülekohtune ja siis sa läksid närvi ja plärtsatasid kõik välja, mis sa tahtsid. Ei, see oligi siuke olukord, et mul oli üks klassikaaslane, kellele üks teine klassikaaslane siis nagu ütles halvasti. Korduvalt ja väga julmalt. Ja siis ma rääkisin kõigepealt selle nagu kiusajaga nii-öelda, ma ütlesin talle, et pole okei, vaata, see ei töötanud, sest et ta on ka mingi 16-aastane, mingi noor vaata, keda nagu ei koti. Ja siis ma läksin oma klassijuhataja juurde, ütlesin talle, kuna see toimus kõik meil nagu klassisiseselt, siis ma ütlesin klassijuhatajale, et siuke olukord tegele, please. Ja siis ta põhimõtteliselt ütles mulle, et see kiusaja nii-öelda, see oli siis poiss on ja siis ta ütleski mingi, et poisid ongi siuksed või nagu kuskil midagi siukest, vaata. Siis ma mingi, et ei, mis mõttes, vaata, et mis asja. Ja siis ta lõpuks nagu, et ta rääkis küll selle poisiga vist, aga nagu midagi nagu tõsisemalt ette ei võtnud, et umbes mingi vanematega ei rääkinud, mingit märkust ei pannud, vaid lihtsalt ütles talle, et kuule ära tee, vaata. Minu jaoks sellest ei piisanud, sest et muidugi ta ei lõpetanud ära, on ju. Siis ma ütlesin ka talle kohe mingi, et mis mõttes, vaata, et pole okei. Ja siis ma läksin temaga nagu niimoodi, mil rest oli nagu mingi hetk nagu karjusime üksteise peale isegi, sest et nagu ja mõlemad ilmselt nagu reageerisime üle väga palju, aga jah, sinu vabanduseks ma saan öelda seda, et nooremad lihtsalt sa ei ole veel sotsiaalselt nii küps, sul ei ole võib-olla sellist elukogemust, et õpetajal teoorias peaks see olema, aga ma saan aru ka täiesti õpetajatest, kellel ka ühel hetkel lihtsalt piir tuleb ette, sest et tõenäoliselt on neil väga palju siukseid probleeme, mida päevast päeva lahendada, on ju, ja siis nende närv ka pealt, et ma olen oma isiklike tuttavatega rääkinud, kes siis kas töötavad õpetajatena koolis või on lasteaiaõpetajad, siis üldiselt mis nende suust tuleb, on see, et lastega nad veel saavad hakkama, isegi selliste olukordadega, ja okei, vahest ikka lähed endast välja või käitud valesti, kõik on inimesed, on ju. Aga tegelikult nad peavad probleemiks üldse lapse vanemaid tänapäeval, kes liiga palju sekkuvad kooli ellu, kes liiga palju lubavad lastele, et näiteks seesama, see ei olnud see olukord, on ju, aga näiteks selles olukorras, kui siis õpetaja läheb, räägib lapsevanemaga ja lapsevanem hakkab veel õigustama, ütleb, et umbes mis mõttes, et miks ta siis ei tee koolis midagi või ei võta nagu vastutust endale, vaid lükkab selle kooli kaela ja siis esitab veel omalt poolt pretensioone, on ju, et aga minu laps on ka nüüd, ma ei tea, vaimselt umbes haiget saanud või kuidagi nagu nüüd paigast ära, on ju, ja nüüd te peate veel seda ja teist ja kolmandat tegema. Neid probleeme on ülipalju tänapäeval. Ma olen kuulnud küll, et osad lapsevanemad ongi siuksed, et nagu nende laps on kõige perfektsem ja kõige parem ja et kui tulebki koolist nagu mingi etteheide nende lapse käitumise või mingite asjade kohta, siis nad kohe mingi ei, mis mõttes ja ajavad seda tagasi ja mingi mida iganes, vaata, et mul endal minu arust ei ma vist ei ole küll otseselt läinud kellelegi ütlema, et minu lapsed on täiuslikud, sest kuigi ma teid väga armastan, siis ma siiski arvan, et te olete ka mitte täiuslikud, tavalised harilikud inimesed. Aga ma arvan, et ei ole lapsevanemad sellised, kes lihtsalt ütlevad, et minu laps on täiuslik, see on niisugune natuke pimedusega löömine võib-olla isegi, on ju. Aga vist, mis isegi on suurem probleem, minu arvates, on see, kui lapsevanem ei võta ise vastutust ja veeretab selle kooli või lasteaia peale, ütleb, et tegelege sellega, tehke mu laps nii-öelda terveks või korda. Et sest vastutuse võtmine tähendab ju seda, et ma pean ise sellega tegelema, ma pean aega sinna panustama, ma pean rääkima, ma pean kaasa mõtlema ja see on ju tüütu natukene, on ju. Tahaks ju ise oma elu elada. Ma ei tea, võib-olla ma teen liiga kellelegi. Ei nagu, jah. Minuga ei olegi nagu olnud sellised ainuke kord ongi, kui sind on kooli kutsutud, oligi see põhikooli olukord on ju. Mis te üldse rääkisite oma selle klassijuhatajaga? Minu arust ma olin kõrval ka seal ju, vist olin ju? Või mingi hetk ei olnud? Mingi hetk ei olnud. Alguses me rääkisime omavahel. Ja tegelikult me jõudsimegi, mina lihtsalt vabandasin klassijuhataja ja siis ütlesin, et see ei ole nagu meie pere tava, et lapsed plärtsuvad ja karjuvad täiskasvanutele vastu, et see ei ole kooskõlas meie väärtustega. See oli põhjusega. Aga ma ütlesin, ma väljendasin õpetajale väga ausalt, et ma tegelikult, kuigi ma ei kiida heaks sinu käitumist selles olukorras, siis ma tegelikult tunnen uhkust, et sina julgesid seista kellegi eest. Et see on tegelikult õige ja kui tulla selle juurde, seesama koolidraamad või probleemid, mis seal on,
siis paljud koolid, vaata, neil on silt küljes, et olen kivakool, ehk siis Mhm. kiusamisvaba vist on see, on ju. Kiusamis mingi vastane. Aga samas, no näita mulle kooli, kus ei oleks neid probleeme, on ju, neid on tegelikult väga palju. Et mina ei tea, kuidas see programm päriselt koolis nagu töötab, mida teile siis, kas teile lihtsalt öeldakse, et ära kiusa? Või on seal nagu midagi sisulisemat ka? Ei, muideks, ma ei ole kunagi aru saanud nagu sellest kiva kooli, või siis okei, ma ütleb, et tead, me oleme kiva kool, aga sorry, võib-olla mul on halb mälu, aga ma ei mäleta küll, et meil oleks kunagi Mul on väga- käinud keegi rääkimas nagu mingi sügavamalt sellest, mida Kuidas üldse mõjub sellele, Jaa. keda kiusatakse, kuidas see mõjub teistele, kuidas sellest lahti meil on saada? lihtsalt öeldud, et kiusamine pole okei, ja siis meil on nagu antud mingi, ma ei tea, kooliaasta alguses vahest, ma mäletan niimoodi hägusalt, on antud äkki mingi ankeet, et täidas ära ja seal ankeedis ongi mingi siuksed asjad, et kas sind on kiusatud, kas sina oled kiusaja, kuidas see sind tundma pani, kas sa oled näinud, et kedagi kiusatakse, mingi siuksed asjad, vaata. See on kõik, mis me teeme. Täidad lihtsalt ühe küsimustikku ja kõik või? jah. See on ülisuur probleem minu meelest. Ja siis me oleme kiva kool, sest et me täitsime küsimustikku nagu thanks. Sa oled mitmes koolis käinud, kas see on kooliti erinev? Eestis ma olen ka ainult 2 koolis käinud, aga Hispaanias, kui me elasime, ma ei mäleta, et seal oleks siukest asja olnud. Oli see? Nagu seal ei olnud isegi nagu, noh, Eestis vaata vähemalt on see, et me oleme kiva kool, on ju. Hispaanias seal isegi nagu ei räägitud sellest. Seal ei olnud ka ju kiusamist otseselt või? Ei nagu mitte nagu niimoodi, nagu sa filmides näed, et kedagi mingi pekstakse ja värki, no siukest asja ei olnud, aga nagu, no ikka seal vahest oli mingit nagu tögamist ja no siukest asja on igal pool nagu. Väikest tögamist on igal pool, aga ma mõtlen kiusamine. Üks asi on füüsiline, mis ongi see, et keegi peksab ja viskab su koolikoti ära või teeb midagi, on ju. Aga seal on samamoodi ka on seda ju mul on vaimsed. põhikoolis olnud. Mitte küll minu vastu, ma ise ei ole teinud seda, aga nagu ma olen näinud ka kõrvalt, et mul olid pigem nagu põhikoolis olid poisid siuksed, kes olidki mingi võtsid No lollitasid lihtsalt. No jaa, aga nagu, aga see tundus pigem siuke, et nagu mõlemad pooled nagu vaata saavad sellest naljast aru, et see ei olnud kunagi siuke, et nagu kellelegi päriselt tehti liiga. Mina vähemalt ei saanud aru. No, siis see on hea, siis see on väga hea, et aga ma mõtlen, okei, on ka sellist vaimset nagu kiusu tegelikult ja tänapäeval on ju väga palju kiusu kolinud ju internetti. Ja ma tean ühe oma tuttava kaudu, kelle last ühes koolis kiusati, nad kolisid, laps läks teise kooli ja see kius kandus teise kooli edasi, sest keegi eelmises koolis tundis järgmises koolis kedagi ja saatis jälle mingeid snappe ja asju edasi. Ja mõtle, kui raske tegelikult see on ühele lapsele. Ja. Et kuidas see kiusamine seal nagu online'is on? Ma arvan, see on veel hullem ju. Ei, no see on veel hullem, sest et näiteks meil on nii mu põhikoolis kui ka nüüd gümnaasiumis on, kas sa tead, mis asi on pihikonto või? Pihikonto, meil on nagu mõlemas koolis on siuksed asjad, on ju. Ja sa võid kuulajale selgitada, võib-olla kõik ei tea seda. seda. Vabandust. Pihikonto on siuke konto, kus siis on nagu tehtud nii-öelda ühe kindla kooli pihikonto, on ju. Ja see ongi siuke, et kus pannakse nagu mingi Google Forms või mingi ankeet, kus sa saad nagu saata mingeid asju sinna, kus on nii-öelda pihid. Ja siis sinna saab nagu anonüümselt saata vaata mingeid asju, mida iganes ütled. Ja siis kõik need asjad, mis sinna saadetakse, pannakse story'sse. Ma tean, et osad pihikonto omanikud on siuksed, et nad ei panegi mingit väga julmasid asju sinna üles, on ju, ja ongi nagu, et ei vaata. Aga ma tean, et osad, ma olen näinud ka, et osad nagu panevad, on ju. Ja näiteks minust ju eelmine aasta kirjutati. No igatahes, ma põhikoolis, kui mul oli see pihikonto, on ju, minu põhikoolis, seal ma ei mäleta, et see oleks midagi, see on suht nagu, seal oli suht suva. Seal ma ei mäleta, et seal minust isegi kirjutatud seal midagi, on ju. Ja teistest ka ei pandud mingeid jubedaid asju sinna. Väga. Aga nüüd gümnaasiumis, mu gümnaasiumi pihikontos on natuke teine lugu. Nüüdseks tänaseks päevaks pihikonto on nagu mingi välja surnud, seal enam ei räägita, aga siis, kui mina läksin 10. klassi sinna kooli 3 aastat tagasi, siis see oli nagu, siis see just tehti. Ja siis see nagu täiega skyrocketis ja see nagu oli ülikuulus seal. Ja ma mäletan, et 10. klassis minust kirjutati ülipalju head sinna. Minust ma tulin sinna ja mul on nagu mingid, minu arust mul on mingid on alles ka kuskil. Minust kirjutati väga palju head, minust kirjutati mingi, et see 10. mingi klassi jade mingi üli ilus ja üli lahe, mingi blablabla. Väga tore, on ju. Väga hea meel. Ma ikkagi nagu ei poolda pihikontot, sest et seal on nagu väga kerge võtta kiusata inimesi, aga kui sinna siukseid toredaid asju kirjutakse, palun väga, seal ei olnud nagu ainult minust, vaata, mis räägin, mida minust kirjutati. Seal oli ka teistest inimestest toredaid asju ja seal oli muid mingid, niisama naljakaid asju, mida iganes.
aga seal oli ka neid halbu asju, onju. Ja siis oligi 10. klassis kirjutati toredasti must. Siis 11. klassi lõpus mul oli 11. klassis mul oli nagu mingi eelmises või üle-eelmises episoodis ma rääkisin, mul oli 2 tüdrukuga, vaata oli mingi veits tüli, onju. Ja nagu ma ei ütle, et need tüdrukud sinna kirjutasid, aga lihtsalt kuna mul oli nendega tüli, siis nagu mingid jutud, väga palju jutte nagu levisid kooli peal nagu igast erinevaid versioone, vaata mingeid minu versioone, nende versioone. Ja jällegi, ma ei ütle ka, et need tüdrukud nagu, et mingid asjad, mida nemad rääkisid, et selle pärast neid asju kirjutati sinna, aga lihtsalt kõik need versioonid, mis nagu lõpuks laiali läksid meie selle tüli pärast, nendest tekkisid nagu mingid sellised väga nagu julmad nagu versioonid ja valed versioonid nagu minust või nendest. Ja keegi ei kontrollinud seda, et kas need faktid, mis sinna pihitoolile oli pandud, on päriselt vastavad tõele. Ja siis lõpuks... Sest ei saagi tegelikult kontrollida. Ei saagi kontrollida, aga lihtsalt, noh, ja siis lõpuks sinna kõigepealt kirjutati, ma mäletan Pihikotasse kirjutati, et see 11. klassi jade on nii nõme. Siis ma mingi, et okei, olen siis nõme, tavai. See selleks on ja see väga ei riivanud mu tundeid, ma olin lihtsalt, no, ju siis on nii. Ja siis see teine asi, mis sinna kirjutati minust, see oli nagu, ma ei tea, kas ma tohin selle asemel öelda või? Kuidas sa ise tunned? Ma arvan, et võid. Igatahes sinna kirjutati umbes mingi siuke asi, et jade mingi pani oma mingi sõbranna meest. Midagi siukest sinna kirjutati. Siis ma mingi, et okei. See on üldtore. Ma ütlen kohe ära, pole elu sees teinud siukest asja. Ja see tüli, mis mul oli ka nende tüdrukutega, kust siuke jutt võis võib-olla tulla, see ei olnud ka absoluutselt isegi nagu kuidagi seotud mingi siukse asjaga. Lihtsalt kuidagi mingi versioon seda keerati nii palju, et lõpuks... Võib-olla siis keegi tahtis kiusata. Või siis keegi tahtis kiusata, ma ei tea, onju. Igatahes siuke jutt jõudis minust sinna Pihikontole, sellele Pihikontole, mida terve mu kool follow on ju, ma mingi okei, see on super, sest et ainult ju mingi loetud arv inimesi teab tegelikult, kes ma olen ja nagu teab nagu kõiki neid olukordi, mis mul on olnud, et nagu ainult mingi loetud arv inimesi teabki nagu, et see ei ole tõsi, vaata. Aga kõik need ülejäänud inimesed, kes mind ei tea, tegelikult teavad mind nimepidi või veits on minuga suhelnud midagi, sest nad vaatavad seda mingi päriselt või? Ei ole nii. Ja siis ma kirjutasin sinna ja minu arust see on isegi kooli ajal, see oli minu arust suvel. Me olime reaalselt mingi reisil ju. Me olime seal Soomes. Ma ei mäleta enam, mis see aastaaeg oli või... Ei no igatahes see oli, minu arust see oli suvel, isegi see polnud isegi kooli ajal. Suvel tuleb siuke asi sinna. Vist oli jah, sest sa ütlesid, et sa ei lähe kooli enam. Ja. See oligi vist vahetult enne kooli algust. Ja see oli vahetult enne kooli algust, see oli mingi augustis, on ju. Siis ma veel ütlesin, et come on, sul on viimane klass, et oled sa kindel. Ei, lõpuks läksin ikkagi kooli. Aga ei no, lihtsalt alguses vaata see esimene emotsioon, kui ma nägin seda, ma mingi... Oli jah. Oli jah nagu, mis nüüd saab. Ma lihtsalt vaatan seda, ma olen perega kuskil Soomes, mingi lõbustuspargis, ma nagu... Ja siis ma kohe nagu, noh, samamoodi ma saangi nagu sinuga väga hästi läbi. Minu arust esimese asjana tulin kohe sinu, et ma mingi, oh my god, vaata. Ma olen nagu nutt kurgus, kõik on pekkis, vaata. Ja siis ma räägin mingite sõbrannadega, mingi blablabla. Ja siis ma kirjutan sinna Pihikontole, kuule, palun võtta maha, vaata, et nagu... See ei ole õige asi. Noh, et esiteks see ei vasta tõele, aga igaüks, kes seda näeb ja kes mind nagu ei tea nii hästi, arvab, et see on õige, ma ei taha, et must siuke nagu muljevat ajaks. See Pihikont ei vasta mulle ja ta ei võtnud seda maha. Siis ma olin mingi, oh my god, okei. Mis nüüd saab, vaata. Siis ta ei võtnud seda maha, siis 24 tunniga vaata lähevad nagu need story'd ise maha lõpuks. Aga noh, see oli seal 24 tundi ära, ehk siis kõik need followerid nägid seda ikkagi. Palju õnne. Siis ma mõtlesingi, ma mingi, et okei, kõik on pekkis, vaata, et ma ei lähe never kooli tagasi. Ja siis veel lisaks sellele, et ma ise seda nägin, kõik hakkasid mulle saatma ka seda, oh my god, vaata. Siis ma tänan väga, ma nägin. Ja siis lõpuks nagu alguses ma nagu vastan mingi, nägin. Ja siis järgmistele ma olen, fuck küll, ma juba nägin seda, mingi miks sa saadad mulle seda uuesti, vaata nagu närvi lähen ja siis kõik on mingi chill, vaata, ma lihtsalt tahtsin, et sa nagu näeksid seda, siis ma saangi aru, vaata, kui ma näeksin Nemad ei teadnud, et sa juba 100. korda. Ja ma tean, aga nagu lihtsalt ma esiteks ise näen seda ja siis mulle mingi 100 inimest saadavad ka veel, siis ma olen niigi endast väljas, mida ma teen. Aga siis lõpuks, noh, mul oli veel enne kooli veits aega, et maha rahuneda. Ja siis ma rahunesin maha, ma olin mingi, et
tead, mul on nagu need inimesed, kellega ma suhtlen, kes mind teavad, et ma ei ole sihuke, see on kõige tähtsam ja kui ongi mingid inimesed siiamaani koolis, kes arvavad, et ma olen sihuke, siis kahju. Ei ole. Ma ei ole. Aga kuhu ma jõuda tahtsin Jaa, sorry, mul läksin liiga pikale aega. Ei, see on väga hea, see taust on oluline. Lihtsalt kuhu ma jõuda tahtsin selle kiusamisjutuga on see, et no minu ajal oli selles mõttes, oli ka loomulikult oli see oli mingi raamat, kuhu kirjutati anonüümselt asju. Ei, meil oli selles mõttes palju lihtsam, et kõik, mis toimus koolis, see jäi kooli. No, ei olnud siukest asja, kui ma läksin koju ja kui mind kiusati, jah, mind ka kiusati, siis ma nutsin patja, aga ma sain nagu olla eraldi eemal. Ei olnud seda, et mul, vaata praegu on see, et sa tuled koju ja kõik see jätkub sul telefonis. Et sa ei saa nagu sellest üldse välja ja minu meelest see on ülisuur probleem, et sul ei ole isegi aega nagu taastuda või korraks hingata, sest igal pool kogu aeg pannakse jälle puid alla. Et minu meelest see on väga, väga nagu lappes. Just selle kiusamise puhul, kui me räägime sellest Kiva koolist, et oleme Kiva kool, aga edasi, et päriselt, kuidas siis lapsi toetatakse, sest ma üldiselt, ma ei taha öelda, et ma õigustan kuidagi kedagi, aga ma tõenäoliselt ka mõistan tihtipeale, miks mõned lapsed on kiuslikud ja kehva, või siuke madalate sotsiaalsete oskustega võib-olla ja sest lapsed ei oska ennast teistmoodi väljendada väga tihti. Ja isegi kui sa mõtled, et ta on ju 15 või ma ei tea, ta on ju nii suur või midagi. See, et ta on suur, nii-öelda mõõdult on ju pikk ja nii edasi, ei tähenda, et tal tegelikult siuke sotsiaalne areng järgi on tulnud korralikult on ju. Ja võib-olla või tihtipeale nendel kiusajatel endal on väga palju elus, mis neil on puudu või vajaka, mille pärast nad ise on õnnetud ja siis nad lihtsalt kiusavad teisi, et siis teised on ka õnnetud umbes, on ju. Et tegelikult ma nagu mõnes mõttes mõistan neid aga mitte, et ma õigustaks nende käitumist kuidagi, aga ma arvan, et siin ikkagi täiskasvanud peavad olema täiskasvanud, kes suudavad neid siis kuidagi suunata ja aidata, on ju. Ja kui seda koolis siis ei tehta ja kui sellest koolis ei räägita, siis tõesti, mida see tempel aitab sul seal kooli kodulehel, et oled Kiva kool. Aga kuidas siis kool peaks käituma? On sul soovitusi? Ma ei tea, kutsuge kas või keegi rääkima, vaata. Ma ei tea. Mingi kiusamise ohver tuleb, räägib nagu, ma ei tea, on ju, midagigi, sest et nagu meil reaalselt ei ole olnud sellist asja. See on tegelikult hea mõte, et keegi tuleb ja jagab oma lugu, on ju, et läbi lugude me tihtipeale õpime. Ja tegelikult nagu selle pihikontoga on ka see, et nagu nüüdseks need on nagu välja surnud, aga need on välja surnud pigem sellepärast, et see ei paku enam inimestele nii väga huvi või nagu sinna kirjutada enam nii palju. Aga nagu, ma olen küll kuulnud, et umbes, et meil oli üks aasta see pihikonto pani nagu pausile mingiks ajaks enda konto, sest et ta umbes pani sinna story'sse, et mingi et mingi juhtkond sai sellest kontost teada, et ma lähen veits ajaks mingi pausile või midagi, et ta ei kustutanud ära seda, aga ta pani nagu pausile selle, siis tuli mingi hetk nagu tagasi, on ju, siis kui see oli nagu vaibunud, on ju. Et ongi, et ma isegi ei tea, mida see juhtkond nagu teeb, isegi kui nad juhtkond kindlasti teab, et need kontod on olemas, on eksisteerinud, on ju. Aga mida nad reaalselt teevad? Nad ju ei tea, kes seal konto taga on, annavad selle mingi veebipolitsei. See saab IP-aadressi järgi tõenäoliselt kätte selle, kes seal taga on ja saab ühendust võtta. Ja aga nagu mina ei ole nagu kuulnud, et ükski nendest kontodest oleks nagu reaalselt maha võetud. Need on ise ära lõpetanud oma tegevuse, sest et näiteks see esimene pihikonto omanik, kes meil oli, mäletan, et tema pani oma story'sse nagu, et ta lõpetas kooli ära, võtta. Et ta oli nagu... Ja, kasvas ise välja. Ja ta lõpetas nagu kooli ära, et ta andis edasi selle konto kallelegi. Aga seda saab ka, võib-olla kui veebipolitsei lihtsalt hoiatab, võib-olla lihtsalt tark inimene lõpetabki ära ja peab kinni ja ongi kõik. Et see ei peagi minema suure kella külge, et nüüd politsei tuli ja tegi midagi. No igatahes, meil on ikka veel mingi pihikonto. Mitte see sama originaalne, mis alguses alustas, aga mingisugune on. Aga... ta ei tööta üldse väga enam. Nagu ta paneb kirjast mingi, ma ei tea, 2 kuu jooksul korra ühe pihi sinna, aga see on ka mingi lambi asi. See on ilmselt sellepärast ka, et lihtsalt inimesed on ise ära väsinud sellest. Ma olen siis, kui see tuli, siis see oli nii uus ja lahe teema, et kõik olid kohe mingi kirjutama ja ma ei tea. Mis draamat sul veel seal koolis on? See vist sõltub vanusest ka või? Põhikoolis on ühed draamad ja keskkoolis vist teised draamad ja kas need draamad on seotud nagu kooliga või siis õpilaste omavaheliste suhetega või ongi need, kes kellega käib ja... Neid on ka päris palju, jah. Aga neid ma vist ei saa rääkida. Ma vist ei saa. Või nagu
niimoodi pealiskaudu, no okei, ma ei tea. Selle õpetajate ja õpilaste vahelise draama kohta. Me rääkisime sellest, et mul oli põhikoolis on ju see draama, aga mul nüüd gümnaasiumis oli ka üks sarnane juhtum. Mul on nagu mingi asi õpetajatega tülitsemisega, nagu et ma nagu tülitse tegelikult nii palju, sa teed sellest praegu suurema. Ei, aga lihtsalt see on nagu lihtsalt on jälle üks selline näide, Jah. kus on õpetaja käitub, ma ütleksin lihtsalt natuke ebaprofessionaalselt, et kui õpetaja on selline, et ta räägib sinust klassile taga, sinust taga halbasid asju, kui sind ei ole seal ennast isegi kaitsmas. Nagu, okei, ma ei tea õpetaja muidugi kaitseks. õpetaja osapoolt. See oli nagu, no igatahes see olukord on siuke, vaata, et noh, põhikoolis mul oli see, et ma astusin kellegi teise kaitseks välja, sellepärast läksin õpetajaga tülli. Nüüd on see, et mul on üks siuke õpetaja, kes muidu ta on väga tore inimene, nagu kui ma olen tema, nii palju kui ma olen temaga mingi koolivälistel teemadel või kooliväliselt suhelnud, väga tore inimene, mitte midagi ei kurda. Aga nüüd eriti nagu viimasel ajal on kuidagi olnud hästi tihti seda, et kui meil ongi nagu mingi tund, siis ta umbes klassi ees ütleb nagu mulle väga niimoodi avalikult nagu mingeid asju, umbes räägib minu õpitulemustest või heidab mulle mingeid asju ette või nagu mida iganes, vaata. Et nagu, ja siis nüüd hiljuti oli siuke olukord, et okei, oli üks olukord, kus mina nagu tegin valesti, ma ei hakka sellest rääkima, aga ma tegin valesti, aga siis ma pidin ühtedest tema tundidest ära minema oma isiklikel põhjustel ja siis ma kuulen oma klassikaaslastelt, et ta nagu klassis räägib minust ja sellest olukorrast ja nagu heidab mulle mingeid asju ette, aga niimoodi, et ma pole isegi seal, et ma saaksin nagu enda eest välja seista või noh, et enda eest seista, nagu et öelda midagi talle vastu, vaata. Et nagu varem on olnud seda, et ta nagu heidab mulle mingeid asju ette või räägib minu mingitest nagu isiklikest teemadest klassi ees, mis ei ole ka okei, aga vähemalt ma olen seal olnud, et ma saan nagu öelda midagi enda kaitseks, vähemalt ma kuulen seda ise, vaata, et ütleb seda. Siuke olukord, et mind ei ole isegi seal ja ta räägib sellest, on nagu okei. Ja et nagu okei, ma ei väida, et ma olen perfektne ja et minul ei saa mingeid etteheiteid teha ja et mina pole midagi valesti, olen kindlasti, aga tule räägi sellest minuga mulle otse, heida neid asju mulle ette privaatselt mulle otse näkku. Mitte niimoodi, et kuulen sellest kuskilt läbi oma klassikaaslaste ja et sa räägid sellest niimoodi, et ma pole isegi seal. Nagu see ei ole okei, vaata. See ei ole tõesti okei. Jah, ehk siis. Ma võin tuua sulle ühe teise näite siia kõrvale. Ka alles hiljuti juhtunud. Ja siis sinu venna koolis. Ma ei saa ka nagu väga täpsemalt rääkida, aga ja seal siis on põhikooliklassid, on ju, seal õpetaja oli teinud, õpetaja siis. Üks laps, kes ka natukene aeg-ajalt ei käitu võib-olla kõige nagu mu venna vanused siis on ju kõik. Ja siis ühesõnaga, üks laps läks klassist välja tunni ajal ja siis õpetaja see on nagu, muidugi see on väga vale, aga lihtsalt vabandust, sa ajab mind naerma, sest see on nagu nii totter käitumine mõnest õpetaja poolt. Vabandust. Õpilane läks klassist välja? Kuule, õpilane läks klassist välja tunni ajal on ja siis õpetaja oli pannud, nad rääkisid mulle selline, õpetaja tõstis tooli pani sinna ukse ette, et kui ta tuleb, et siis ta koperdab vähemalt, et et ta ei kuula sõna üldse see laps on ju, et umbes tahan talle nagu näidata, et et nii, et umbes, et jaa, sest jah, see lastel on, siis ma mõtlesin ka, et oled sa kindel, et õpetaja nii tegi. Siis nad räägivad mulle, jaa, tegi ja siis mitu last veel seletavad ja siis ma mingi, ma ei kahtle, et nad valetab, ma ju ei tea tegelikult seda olukorda täpselt on ju. Aga seal on palju tulnud välja, et lapsed ju räägivad kodudes kogu aeg õpetajatest ka, kuidas nad käituvad ja mida. Ja kindlasti on seal mingid asjad valed ja kõik ei saa tõe pähe võtta ja kõiki osapooli ma ei näe ja ei tea ja nii edasi. Aga ma üldiselt ka nagu ikka kuulen ja näen seda, et õpetajatel tõenäoliselt ongi, kas koormus on nii suur või mis iganes, vahepeal nii villand ja siis nad lihtsalt nagu ütlevad lastele kas kiusu pärast midagi või siis kiusu pärast käituvad niimoodi nõmedasti. Et mis on nagu ühest küljest, ongi naljakas, aga teisest küljest loomulikult, kus need lapsed siis õpivad kõike seda, et lõppkokkuvõttes peab keegi olema täiskasvanu, keegi peab olema see rahulik, kes ütleb, et jah,
sina käitusid valesti, mina käitusin valesti, mõtleme nüüd järgi, et mis sellest õppetunnid kaasa võtta, onju. Aga ma saan aru, et noh, koolis ei ole seda nagu luksust või seda aega, et seda võttes, kui sul on, ma ei tea, 27 last, kõik seal mingi röögi ja kõik teevad midagi, onju. Noh, see ei jõua lihtsalt võib-olla kõike tegeleda. Ma ei tea neid olukordi, sest et veel kord, ma ei taha nagu öelda midagi pahasti õpetajate kohta, ma väga austan neid ja ma püüan nii vähe sekkuda kui võimalik ja nii palju kui vajalik, onju. Aga ei no see on päris huvitav, see täpselt. no see on nagu lapsik ju ongi lapsikud käitumist ja õpetajad ka nagu ikkagi nähvavad õpilastele, seda ma olen ise näinud, sest ma olen käinud noh, nii sinu ajal kui teise lapse ajal ma käin nii palju kui võimalik, käin alati kaasas klassiga hästi palju, et lihtsalt nagu ise seda suhet hoida lastega ja selle klassiga ja klassijuhataja ja kõigi. ja see olid minu, noh, gümnaasiumis ei ole niimoodi kaasas käinud, sest et me oleme piisavalt ei vanad. võta mind kaasa enam, ma Me ju oleme tahan piisavalt kohe- vanad, et me saame nagu isegi käia ka Väga põhikoolis, tahaks. kui meil oli, alati käisin. ja põhikoolis, kui meil oli alati mingid ekskursioonid, minu ema oli see main vend, kes tuli alati kaasa. Ja see oli vahest isegi niimoodi, et ma isegi ei rääkinud sinuga, ma isegi ei kutsunud sind kaasa, ja siis lihtsalt lambist sellel päeval, kui ma lähen, saad mingi, näe, ma tulen ka kaasa, ma rääkisin su klassijuhatajaga, mina olen ka kaasas, ma mingi, okei, super, lähme siis koos. Aga no see oli nagu selles mõttes, see oli fine. Nagu alguses ja mida noorem ma olin, siis ma olin kogu aeg mingi, oh my god. ei olnud, väiksena sa ise Ei. kutsusid ja olid nii Ei, ma õnne. räägin, mida noorem selles mõttes, kui ma olin mingi 14-15. No, siis jah, siis ma oli, olin nagu väike tatt, siis ma siis jaa oli hästi kutsusin su tore. kaasa, onju. Mhm. Aga nagu, kui ma olin mingi 14-15, siis ma olin mingi, oh my god. Aga tegelikult nagu, mu klassi laulud meeldis mu ema. Mul on nagu, sest et mu klass kogu aeg oli mingi, jaa, teeb täiega sobivalt. Et sa olidki nagu see lapsevanem, kes kaasas kogu aeg. Et nagu, selles mõttes, et ma lõpuks arvasin ise ka ära, et mul on lihtsalt, mis on nagu kaas. Veits oli siuke, et nagu, et võtsid emme kaasa, aga no. Keegi ei öelnud sulle niimoodi. Ja tegelikult nad olid jumala toredad ja tänu sellele see side mul säilis selle klassiga ka, vaata ikkagi. Ja ma püüdsin ikkagi lasta teil omaette olla, ega ma püüdsin vähe oma nina sinna toppida, mis te teete. Aga tegelikult see oli jumala äge, et saab niimoodi kaasas käia. Ma alati soovitan lapsevanemad, minge kaasa, et õpite seda klassidünaamikat tundma ja noh, näete, kuidas nad omavahel, mis kambad seal on, kes kellega läbi saab. Siis mina on jumala oluline. Viisakas kogu aeg. Okei, mitte niimoodi, aga nagu lihtsalt minul oli kogu aeg see pressure, et mul vaata ema vaatab terve aeg. Teistel oli nagu suht lamp, et noh, pole minu ema, mul vaata pohhoi, aga no mina olin siuke, et mul on õpetaja ja ema siin. Ei, aga tegelikult see oli fine, et ma mingi samas toas ei pidanud suga õppima kunagi. Ja. Sa olid õpetajaga. Ma olin õpetajaga. Õpetaja oli ise tegelikult juba lõpupoole, noh, see lõpuklassides siuke, et ta juba kohe küsis, et kas te tulete kaasa, et ta oli harjunud, tal oli mugav, tal oli keegi, keda võtta, sest samas on mul kahju, praegu ma vaatan ka näiteks Kareli klassijuhataja saadab kirju, et tulge keegi kaasa ja siis ta saadab veel 3 kirja ja peab umbes manguma, et kuule, palun, et mul ei ole kedagi, ma ei saa minna klassiga, kui keegi ei tule. Et noh, ma saan aru, paljud ei saagi töö juurest minna lihtsalt ja niimoodi on, aga üldiselt vähemalt õpetajad noh, planeerivad ju ette ja nad saadavad, noh, näiteks praegu ma juba tean 2 kuud ette, millal minnakse teatrisse ja millal need on. Ma saan ise ka oma päevasid vastavalt sellele ümber sättida. Et ma arvan, et see ikkagi on mõnes mõttes tore. Jaa, ega ma olen üldse kuulnud, et seal mu väikevenna koolis ja klassis ja niimoodi on nagu päris palju igast probleeme olnud. Kas me sellest räägime ka? Sest nagu ma olen nii palju, mul nagu, ma ise küll ei mäleta, et nii-öelda minu ajal siis oleks nagu olnud nii palju selliseid probleeme, nagu mu vennal praegult on. Aga poistega ongi teistmoodi, mulle tundub ka. Jah, aga nagu lihtsalt ma olen nii palju olnud seda, et ma kodus nagu tulen koju niimoodi, et sa räägid mu vennaga on ju mingi tõsisest teemast. Siis sa kutsud minu kaast, et sa oled mingi, et vanem õde räägib ka on ju. Ja ma olen igast asju pidanud nagu ise temaga rääkima. Sest et osad asjadega ongi niimoodi, et vaata, noh, kui vanemad räägivad, siis sind väga ei koti, aga nagu kui... Sellepärast ma sind kaasangi, et sina oled ikkagi nagu olulisem autoriteet kui mina. Et mingis vanuses ju laste jaoks, noh, ei ole enam lapsevanem nii suur autoriteet, et kui lapsed lähevad kooli, siis alguses on autoriteet õpetaja, aga siis seal puberteedi ajal seal ju kohe on autoriteet tegelikult sõbrad ja noh, omad võib-olla siis vanemad õed ja vennad, kui nendega on hea läbisaamine. Et jah, me räägime palju nendel teemadel, aga noh, üldiselt mina ei ütleks, et see klass on probleemne. Noh, ma ei ole muidugi professionaalne ekspert, et nüüd diagnoosi või hinnangut. Lapsed on lapsed, mina ütleks diagnoosiks, et nad on poisid seal, noh, ma tegelen nüüd poiste probleemiga, sinu ajal oli, no vaata, sinul olid tüdrukute kambad, nüüd on poiss ja poiste kambad ja poiste kambas
ongi siuksed probleeme rohkem nagu, et keegi tõukas, keegi ütles, keegi, ma ei tea, nad saavad märkusi selle eest, et mängisid jalgpalli ja Räägi seda lugu, see vetsulugu. See millest oli ju minu vend see, kes oli süüdi selles, et mingi vets katki läks. ja see oli jah päris suur nagu draama ja see ikkagi läks meile küll väga hinge, sest et see oli Aga minu arust see oli ka mingi naljakas draama, et nagu see oli kõige esimene koolipäev, see oli 1. september, siis oli see, kui mitte see kooli. aasta, Ja, see õppeaasta. ja. Tegelikult vist 1. september oli pühapäev, see oli siis juhtus esmaspäeval, mis oli siis nagu esimene koolipäev, on ju. Ja siis jah, ma sain kõne keset tööpäeva, et meie lapse pärast on koolis veeuputus. Täpselt süüdi, et see on väga tõsine süüdistus on ju tegelikult. Ja ma ehmatasin nagu pooleks ennast, ma olin nagu, mis nüüd juhtus on ju, mida ta korraldas. Üldiselt olgu lihtsalt öeldud, et tegelikult on Karel väga tubli poiss, ta ei ole üldse mingi pätt ja kaabakas, tõesti tavaline harilik väike poiss ja ta üldiselt ei tee nagu meelega mingeid pahandusi. Ja siis ma olingi üllatunud, et oh my god, et mis jamas seda sottus on ju. Ja siis läksin koju, helistasin mingi teise poisi, teine poiss oli ka kaasas seal, või kaasatud siis, või tähendab, nemad kahekesti väidetavalt olid siis probleemi tekitanud. Helistasin kohe selle teise poisi emale, küsisin, et kas tema juba kuulis, ta ütles, et jaa, et ta ka liigub kodu poole, hull telefonimäng käis, rääkisime selle, mis toimub, helistasin kohe Karelile, ei saanud teda kätte, tal pole telefoni koolis kaasas on ju. Ja siis ühesõnaga oli selline lugu, et lapsed olid läinud, käisid vetsus on ju, tulid tundi. 2 poissi käisid Mis õpetaja pani tooli nagu ukse ette, et ta ei, see ei olnud see koht. Nad tulid tundi tagasi Mhm. ja juba tund käis on ju, ja siis ma ei tea, kaua see tund oli käinud ja järsku siis tuli üks teine pedagoog klassi sisse suure hooga, ütles, et kes olid need lapsed, kes viimati käisid vetses. No ja siis tõusiski meie Karel on ju koos teise poisiga püsti, et me käisime vetsus just mingi, ma ei tea, 10 minutit tagasi. Et seal on nüüd veeuputus ja mida te seal korraldasite, oli kohe see süüdistus on ju. Aga ühesõnaga, me võtsime ju poisid ette kodus, et mida te tegite päriselt. Ma ütlesin Karele, sa räägid nüüd ja kohe ausalt kõik ära, on ju, et parem, et me saame nagu kohe siis hakata probleemiga tegelema, on ju, et sa ei saa mingit hirmsasti karistada, aga mul on tähtis, et sa oled aus, on ju, ja teine poiss oli samamoodi, rääkis oma emaga. Pisarateni nutsid, Karel ütleb, et ma ei teinud mitte midagi. Ma lihtsalt käisin vetsus, ma nägin, et seal toru tilgub. Aga ta ei öelnud midagi. Ta vaatas, suva, mingi toru tilgub, läks klassi ära, pesi oma käed läks minema. Enamus inimesi ei ütleks. Täpselt, enamus ei ütleks. Aga mida tehti siis oli see, et meie poisid võeti klassi ette ja öeldi, et te lõhkusite koolitorud ära. Ilma, et tegelikult oleks mingit tõestust või mitte midagi. Ja see oli ainult tilkund. Minule tuli kõne siuke, et veeuputus on ja niimoodi, et mina helistasin õpetajale tagasi, küsisin, kas me peame tulema kooli sellega tegelema. Ma mõtlesin, ma nüüd kutsun mehe ja lähme hakkame torutöid tegema või mida, tõesti ma ehmatasin ära, tõesti ehmatasin ära. Ja siis õpetaja ütles, et praegu pole vaja, et meil on umbes kontrolli all. Ma ütlesin, okei, andke teada, tõesti ehmatasin ära. Aga mis siis juhtus? See nagu lumepall veeres edasi, et need poisid siis said selle süüdistuse ilma, et tegelikult oleks mingit tõestust, et nemad üldse süüdi on või et midagi sellist. Ja siis järgmine päev, kui nad läksid kooli ja siis hakkasid poisid või ma ei tea, kas need poisid ja tüdrukud, mingid klassikaaslased hakkasid narrima, et lõhkusite seal sitamajas on ju mingid torud ära, ja umbes niimoodi oligi. Lapsed ju panevad üle, on ju. Ei, tegelikult ma ka, kui mul oleks nagu... Oleks väga naljakas, on ju. Ei, kui mul rest mingi klassikaaslane või keegi, kui tema ütleks, sittusid vetsu umbe või? Tegid jah mingit sellist nalja. See on naljakas tegelikult. No ja siis oli jälle poiss jälle õnnetu, et nüüd kõik narrivad mind, et mina lõhkusin selle ära ja on ju. Ühesõnaga, sest tuli siuke draama. Tegelikult lõpuks oli see, et me isegi saime õpetajatega kokku ja ma ütlesin, et palun, et see süüdistaja, kes nii kindlalt teadis, on ju, et meie poisid siis olid siuksed pahatahtlikud torude lõhkujad, mida nad ei olnud tegelikult. Et palun see õpetaja siis lihtsalt samamoodi tuleks ja ütleks täiskasvanu kombel, et ma eksisin. Mul ei ole ju tõendeid, ma ei saa öelda, et nad pahatahtlikud selle toru katki tegid. Jah, nad oleks võinud olla hoolsamad, oleks võinud öelda ja nii edasi, on ju. Aga tegelikult ma üldiselt ikkagi usun, et poisid kumbki ei ole nagu pahatahtlikud, et läheks mingid torusid lõhkuma. Pole ennem siukest olukorda, pole pärast olnud, et nad lihtsalt olid hooletud ja ei öelnud. Ja sellest lumepallina kasvas väga suur probleem. Ja mina olen käinud ise nii mõnelgi
kohas õppimas ja nagu kuulamas targemaid nagu laste osas, et noh, millised väikelapsed on ja kuidas nad siis kasvavad ja kuidas nad ei kasva ja kuidas neid toetada ja kuidas neid mitte toetada. Ja mul on väga hästi meelde jäänud see, kuidas siis need, kui erinevad on poisid ja tüdrukud füsioloogiliselt juba. Ja mida see tähendab? See ei tähenda lihtsalt seda, et kuidas me väliselt oleme erinevad, vaid et just sellises kasvueas noormehed ja tütarlapsed erinevad väga-väga oluliselt juba selle tõttu, et kui tütarlastel on kord kuus selline emotsionaalselt ärev hetk, noh siis, kui on menstratsioon ja kõik sellised naiste asjad toimuvad, on, et noh, enne peale seda, et see on nagu teaduslikult tõestatud ja nii edasi, on, et nendest saavad naised ja siis hakkavad kõik need hormoonid tööle. Et see on kord kuus väga-väga keeruline aeg naistel tihtipeale, on ju. Ei suuda oma emotsioone talitseda ja noh, ütlen välja plärtsun ja igast siukseid asju. Siis seesama teadus seal taga ütleb, et poistel iga päev siuke on selline asi mitu korda päevas. No. Mitte iga päev, mitu korda päevas on see, et nad on rahutud, nende hormoonid hüppavad, nad ei oska seda taltsutada. Ja ma mäletan, et tookord koolitaja ütles ka, et kui sa ütled poisile tunnis, et mis sa rahmeldad seal, et mis sul viga on, et siis on samamoodi nagu sa kopsuhaiget küsid, et miks sa köhid. Ta ei oska sulle vastust anda. Noh, ta lihtsalt teeb seda, see lihtsalt tuleb automaatselt. Ja nendega lihtsalt tuleb teistmoodi käitumuslikult käituda ja seda sa näedki, seda sa tunnetadki, vaata ja te ka praegu, et oh my god, me iga päev istume ja räägime mingite poistega, sest ma püüan neid kogu aeg nagu maandada ja nad käivad, vaata, tuleb peale tunde tihti peile, kuna me elame kooli kõrval ja mulle väga sobib see, sest ma saan kohe esmase info, ma saan kohe esmase emotsiooni, ma saan kohe nagu maandada ja mõelda, ja ma näen, et see aitab neid tegelikult. Koolis ongi palju ja noh, ma saan ka õpetajatest aru, ma siiralt saan aru, kui sul on, ma ei tea, klassis 10 poissi näiteks ja kõik mingi taidlevad ja teevad ja siis noh, kõik tahavad tähelepanu ja kõik on natuke elevil, natuke ärevil, mis iganes probleemid ja taustad kellelgi on, maanda neid seal siis, kui sul on 27 last kokku. Ongi keeruline, ongi. Aga noh, ma veel kord tahan öelda, et need poisid, nende diagnoos on see, et nad on poisid. Ehk et neil lihtsalt ongi iga päev on nagu hormoonid möllavad rohkem ja nad tahavadki rohkem actionit ja nad ei suuda seda ise põhjendada, sest nad ei ole veel sotsiaalselt küpsed. Aga noh. Et mul nagu, see läheb natuke sellest kooliteemast eemal, aga mind on alati häirinud siuke ütlus, et poisid jäävad poisteks sellepärast, et nagu, et seda kasutatakse väga tihti nagu nii-öelda vabandusena, kui nad teevad midagi valesti. Ma saan aru, et see ei ole see, mis on nagu öelda üritasid praegu sellega, on ju. Aga lihtsalt nagu, noh see, et poisid jäävad poisteks, nagu see on alati nagu on nõus, see on ka vale. Seda nagu vabandusena kasutada selle eest, kui nad teevad päriselt midagi valesti, mitte lihtsalt selle eest, et nad nihelevad tunnis. Nagu see ei ole ka vaata õige. Et nagu ongi see, et kui nad nihelevad tunnis ja ongi siuksed rahutud ja siuksed eriti nagu noorema seas, vaata kui sa oled vanemaks, sa suudad ikka nagu rohkem taltsutada ennast, on ju. Ka poisid. Kui suudad, mõni ei suuda 3-40 aastaselt ennast taltsutada. Ei no ma ei tea, minu nagu näiteks, kui ma võrdlen nagu oma põhikooli klassivendasid oma praeguste klassivendadega, siis no praegused klassivendad suudavad küll nagu rahulikumad paigalt istuda, need põhikooli klassivendad, nad olid ikka, noh. Et jah, et ma näen küll seda vaata ka lihtsalt, kui ongi näiteks ongi, et poisid jäävad poisteks, et ta mingi, ma ei tea, et ta mingi kuskilt mingi käppis, no poisid jäävad poisteks. Ei, see ei ole okei. See ei ole kuskilt otsast okei. Ei no ongi, et noh, lihtsalt väga tihti nagu vabandataksegi mingeid nende nagu selliseid halbasid, päriselt halbasid tegusid nagu välja ka sellega, et no ta on poiss, vaata, et see ei ole küll. Ja seda peab kindlasti välja ütlema, sest et noh, sealt ju, kus siis tulevad kõik need täiskasvanu eas kiusajad. Samamoodi sellest, et koolis ühe korra kedagi kiusad, kas või nalja pärast või midagi. Ja kui kõik seda õigustavad sinu ümber, eeskätt siis sinu enda pere või noh, tavaliselt need on ju mingid mustrid, mis korduvad, siis need kiusajad jäävadki kiusajateks. Ega siis täiskasvanute seas on ju täpselt samad probleemid. On väga palju neid, kes elavad vägivaldsetes kodudes ja ma ei mõtle ainult füüsilist vägivalda, vaid seal ongi siuke majanduslik või siuke vaimne vägivald, see on väga-väga laialt levinud kahjuks. Et täiesti suur probleem. Koolidraamadest jõudsime vägivalla teemadeni. Läheb vist väga... Mis koolidraamasid sul oli siis koolis? Ma ei tea, mingid suhted? Ma just mõtlen, et koolis kuidagi õppimisest jäi nagu vähe meelde, ma pean tunnistama. On ju, õppimisest jääb palju, sest kui ma nüüd mõtlen nagu tagasi, ma põhikoolist isegi nii palju ei mäleta. Kui mõtlen nagu kõikidele oma gümnaasiumiaastatele tagasi, küsi mult
üks asi, mis ma õppisin eelmine aasta. Ma pean ikka väga pikalt mõtlema selle peale, nagu mul ei tule meelde. Aga kui sa küsid mul nagu üks asi, mis juhtus eelmine aasta nagu... Draama mõttes, siis neid tuleb palju, on ju. Neid tuleb väga palju. No tegelikult ongi, ma arvan, et koolis ongi oluline osa ikkagi sellel sotsiaalsel poolel. Et sellepärast, vaata, kui näiteks COVID oli ja lapsed ei saanud koolides koha peal käia, oli koha, pidid kodust õppima, siis oligi palju raskem. See oli ju tegelikult väga oluline. Setup, nagu ma olin, no just. Eriti me olime sellel ajal, kui COVID hakkas, elasime Hispaanias ja nagu Eestis oli veel vaata okei, et sa said veel käia nagu ringi. Ja seal nagu ei lubatud tänavalegi. Ja et nagu Eestis said veel mingi, ma ei tea, poes mingi käid maskiga vaata või eemal inimestest nagu oled enamusest kodus ja kõike saad vähemalt mingi aias käia või pargis jalutamas. Me ei tohtinud oma kodu uksest isegi välja astuda, see oli nii haige. Meil oli nagu, kui suur meil oli see hoov, mis meil oli? Meil oli nagu, me elasime majas, me elasime ridaelamus. Kui suur meil see hoov oli? Ma ei tea, mingi siuke 10-15 ruutmeetrit, siuke aialapikene väike. See oli nagu väga väike hoov ja see ei olnud isegi nagu muruplatsi hoov, see oli nagu plaat. Me päevitasime seal ja mängisime veesõda. See oli nagu... see ühesõnaga väga väike ala oli, jah? Ja meil ei olnud isegi nagu mingit aeda, kus sa saad välja näha, meil olid reast müürid seal ees, meil olid nagu... Me olime vanglas. Ja meil olid seal suured müürid ees ja siis meil oli see hoov, mis meil oli mega väike ja siis seal on isegi mingid muruplatsi või midagi, seal olid rast need plaadid. Plaat, need põrandad, meil on Hispaanias kõikides kodudes on need plaadid võttamas, aga nagu, meil oli hoovis ka siuke, ühtegi murulappi, mitte midagi. Ja lihtsalt, ja mingi hetk nagu, me olime, mitu nädalat me kokku olime 7 nädalat olime seal. 7 nädalat olime seal 4 seina vahel. Siis kui me läksimegi jalutama uue, saime möliseda naabritelt, mingi tuppa tagasi, mingit okei. Siis me läksime hulluks mingi hetk ja me hakkasime näidendeid tegema kodus. Sest et minu tuba oli siuke, et mul oli hästi suur tuba, mul oli nagu hästi kõrgete lagedega tuba. Ja siis mul oli nagu üks väike, ma ei tea, nii kõrge trepp, veits kõrgem isegi, mis viis mu garderoobi. 4-5 astet ühesõnaga. Ja mingi paar astet üles ja siis mul läks sinna garderoobi, on ju. Ja siis me tegime, minu toas tegime alati näidendeid, sest et mul oli nagu kõige suurem tuba. Ja oligi lihtsalt niimoodi, et mitte hulluks minna, siis me otsisime tegevust. Ja vist nagu mõtlesime täiesti mingi skisoasju. Kooli mängisime ka, mäletad, meil oli all oli kontorituba ja siis me tahvli peal mängisime kooli veel. Ja mängisime kooli. Ja siis Karel oli, vana Karel oli. Karel on mu väike vend. 5, ma olin 12-13. Ma olin 13, sest et kui ma Eestist tagasi läks, ma sain 14. Ja ma olin 13 ja ma mäletan, ma kaklesin. Nagu muidu ma Kareliga kaklen ka suht palju, sest et ma olen mõte vendat ikka kakled oma vennaga, on ju. Aga selle ajal me kaklesime ikka nagu, ikka väga palju. Sest ma mäletan, mul on isegi nagu, sest et ma kasutasin Snappi sellel ajal hästi palju. Snapchat, see on siis see, kus sa teed pilte ja videosid saadad. Ma arvan, et inimesed teavad. Ja siis kasutasin seda hästi palju. Just millalgi vaatasin, mul oli nagu mingi flashback seal, kus mul oli nagu mingi video, kus ma reaalselt Karel nagu nutab ja karjub ja lihtsalt nagu, mitte sellepärast, et ta oli nagu kurb mille pärast, vaid ta oli lihtsalt nii endast väljas sellepärast, et me kaklesime ja nagu, ma ei tea, ja mitte üldse, et nagu Karel oli kuidagi halvasti, vaid lihtsalt see on nagu... No see oli raske periood, sellepärast, et 7 nädalat olla niimoodi vangis, nagu me olime, oligi väga kurnav kõikidele. Et taustaks siis, et tõesti Hispaanias ja Itaalias oli see lockdown hästi range, lihtsalt sellepärast, et seal iga päev suri 1000 inimesi. Seal olid haiglad ja kõik olid mingid surnuid täis, et see oli tõesti väga suur traagika, mis seal oli. Ja tõesti politsei valvas tänavate peale, et inimesed ei tuleks välja. Et see oligi seal väga suur probleem ja see on ka põhjus, miks me Eestisse tagasi kolisime lõpuks. Et Eestis oli väga palju suurem vabadus. Nii et me 7 nädalat pidasime vastu, tegelikult isegi 5 nädalat vist pidasime vastu. Alguses keegi ei teadnud, mida see tähendab, kui kaua see kestab, on ju. Ütleme 6 aega umbes täpselt pidasime vastu ja siis hakkasime uurima, et kuidas tagasi ikkagi Eestisse saab, sest kõik olid ju kinni, kõik isegi läbi Poola minust tuli ainult transiit, nii et ei saanud sõitagi tagasi. Ja siis ma lõpuks helistasin Eesti välisministeeriumisse, küsisin, kuidas me koju saame ja kuna me oleme Eesti Vabariigi kodanikud, siis Eesti passiga ilusti sai, aga me tulime üle Rootsi ja pidime tulema siis kaubalaevaga, sest too aeg ei käinud isegi reisilaevad. Nii et see oli üks seiklus. Sõitsime nagu autoga tagasi ja siis meil oli 5-kohaline auto
Meil oli Viiekesti tulime, 5 inimest ja 2 koduloomaga veel. kass ja Kass kilpkonn ja kilpkonn. ja auto oli pilgeni asju täis. Me tulime nagu Jah. mustlased. See oli nagu... Ja siis me magasime ka nagu, noh, mingi 2 ööd me sõitsime niimoodi, et sina ja siis sõitsite minu arust Ei, vahetustega. Jaa. Jah. Me sõitsime, esimene öö sõitsime ainult vahetustega, panime issiga kordamööda 2 tundi ja 2 tundi panime äratuskella ja siis niimoodi tukkusin taga ja siis jälle sõitsin ja siis vastupidi. Teine öö olime Saksamaal ühes hotellis ja 3. öö olime sadamas. Laevas. Ei, Ai, sadamas, jaa. Ei, me Issi ootasime... magas õues. Ja me veel helistasime sinna kellelegi, vaata. Hommikul Jaa, kell jah. 7 tuli kaubalaev välja, me jõudsime sadamasse öösse kell 12 või noh, 11-12. Nii et meil oli mitu tundi aega, et üldse Me laeva küsisime, et kas me saada. saame kajutisse juba tulla. Aga ei saanud, sest laeva ei olnud sadamas veel, minu teada. Ja siis me pidime öös seal veetma, nii et me olime lastega siis autos ja Issi Issi läks magas õue. õues. Ta magas, me olime, See ma ei oli tea, kus ta oli mingi veranda peal kuskil kellegi... Mere ääres magas ilusti, jah. See oli väga tore Siis me reis. olime autos ja see, no seal me autos tulime Eestisse. magamine oli nagu... Aga siis me saime laeva, seal oli kajut, seal saime magada ja siis me tulime Eestisse, olime Eestis 2 nädalat karantiinis veel Karksi nuias vanaema vanaisa juures. Sest et siis ei lubatud ju ka kuskile kohe meid, me tulime ju ka nagu ikkagi sisse rännanud ja pidime karantiini veel läbi tegema, aga pärast seda siis saime ennast siin uuesti sisse sättida, nii et siuke tore väike vaheseik teile siia episoodi lõpetuseks. Jah. Vat, Me midagi... võtame kokku siis või? Jah. Päris pikk episood juba. Ma ei olegi kella vaadanud. Peaks hakkama vaatama seda tihedamalt. Ütleme siis, et aitäh kuulamast!